käima. Hei, kallid blogisemud, on aasta 2009 ning Ago on jälle YouTube'i eetris. Ilusat uut aastat teile kõigile. Minul tuleb see aasta kindlasti palju parem kui 2008, sest peaksin ära surema, et tuleks halvem aasta kui oli 2008. Päris karm. Ma ei saanud sellest viimasest lausest üldse aru. Kui ma peaksin ära surema. Päris karm, aga ma arvan, et seda klippi me ei peagi siia pikemalt alla laskma. Kõik teavad nagu nii, kes see oli. See oli Uustar, Ago. Kapi Ago. Kapoti. Jah, meil vaata siin keegi ei mäleta enam Kapoti saagat. Jah, ei mäleta jah, see nagu unustust ja nüüd on uued staarid. Kapi Ago ja Kapi Ago ja varsti tuleb olla veel seetsi. Kapi Ago peaks kiirelt update'i tegema, et mingisuguse aktiivsemalt blogitama. Jah, blogi võtma. Nii palju kui me seal blogist oleme vaadanud, on suht harvad need blogipostitused ja nii kasi ei käi. Jah. Aga nüüd asuks asja kallale, et mul on pakkuda välja üks versioon. Nii. See on järgmine, et meie kuulajad võib-olla ei tea kõik seda muinasjuttu, mille nimi on Narnia lood, millest on ka film tehtud ja seal oli ka selline story, et väiksed lapsepõlves lähevad kuskile majja ja sõidavad kuskile ära ja siis leiavad siukse vana suure kapi ühest toast ja lähevad kappi ja vaata välja enam ei saa, sest teisel pool on hoopis midagi muud nagu. Mingi huvitav maailm. Uus maailm ja ma arvan ka, et tegelikult juhtuski niimoodi, et see on nagu muinasjutt, et Ago peaks olema õnnelik, et ta on nagu Estonian Dream. Tõeline Estonian Dream. Huvitav, kui suur tal see kapp on? No ma arvan, et see on ikka väga suur. Et vaata, kui lapsed lähevad lapsepõlves kappi vaata, aga nad kasvavad vahepeal suureks vaata. Et kui sa sinna vahele jääd pikemaks, aga sa ei jõua kohe sinna teise maailma, siis sa vahepeal ju kasvad pikemaks ja sa ei mahu sinna kapp ära, et siis kaks võimalust, kas sa lihtsalt oled kägaras seal kapis või siis tõesti lähed kuskile teise dimensiooni. Et võib-olla õige, läks kuskil teises maailmas läks kappi ja siis vaata ei saanud välja, nüüd ta ei oska enam koju minna, vaata, ta jäi sinna kuskile, ta sattus Eestisse. Jaa, ma arvan ka seda. Et see on nagu päris huvitav lugu, et me võiks isegi mõne eksperimendi teha. Kuidas kapis on olla. Tegelikult lapsed ju kõik lähevad, mängivad peitus. Vaata, oled ka peitus mängid, lapsed mängivad igast mänge, peituse mäng. Kuusanas peidavad kas voodi alla või kappi. Ja Ago läheb ka kappi. Poisid lähevad tavaliselt kappi ikka. Tüdrukud voodi alla. Tüdrukud lähevad pigem voodi alla, jah. Sest tüdrukud nagu kapis on pime. Kardavad, jah. Aga poisid on julgemad ja nad lähevad kappi. Et tegelikult see ei ole mingi nähtus, et inimene läheb kappi, aga asi on see, et kas ta kapist välja saab. Mul võti on ees, ema tuleb töölt, keerab kapi ukse kinni ja jääbki sinna kappi. Ja ma arvan, et Ago teeb oma elu huvitavaks nii, et tal näiteks see kapp on see pehme. Ja tal voodit ei ole. Tal on see madrats on seal kapis. Siis iga õhtu ta blogisemud ja siis läheb kappi. Aga äkki see on hoopis, mitte kapis ei ole mingi madrats, vaid äkki see on hoopis mingi siuke mini vesivoodi, vaata. Aga siis tead nagu, et vaatas katti selle vesivoodi, selle ei lähe selle kapis. Et siis muidu läheb kapp mädanema. Jah, ja siis alumised naabrid on suhteliselt põljad. Aga miks ta ütleb, et hei blogisemud, et mis semud nad on, blogisemud, mingi uus väljendel, blogisemud. Ja YouTube'i eeter on ka siuke huvitav asi. Huvitav asi, jah. Et tegelikult nagu blogisemud, blogisemud, what's up nüüd? Et siit jah. Aga tänase väikese lõigukese teema on kapist välja tulemine, millal ja kuidas. Paus. Et aga võt ongi see, et kui sa oled kappi läinud ja kui see juhtubki niuke lugu nagu Narnia lõud ja lapsed ei saagi enam kapist välja. Kuidas sealt välja tulla? Jah, vaata ta on nagu õnnetus olukorras praegu, et ta läks kappi, enam välja ei saa.
ja me tunneme kaasa talle, ja meil on see üks saatereklaam ka selline, kus käib kapist välja. Õnn on, kui sa kapist saad välja, kui sa ei saa, mis teed siis? Huvitav, mis aga... Tegelikult kehtivad üldised reeglid selle jaoks. Need on sellised, et enne vanematele väljatulekut võiks siis luua omale nagu niimoodi turvavõrgu. Nii, oota. Enne vaata, mul oleks versioon kohe, vaata, mitmeke, vaata peitust, siis sa üksi mängid mitmekesi. Enne seda, kui sa lähed kappi, sa ütled mulle semule. Et vaata, et kui juhtub siuke asi, et sa ei saa kapist välja, ema kelle puht võtma ukse kinni, sa pead turvavõrgu looma, et enne seda ütled sõpradele, et näe, kui ma kapist välja ei saa, siis sa pead mind aitama. Vaata. Jaa, aga kas see turvavõrgu loomine käib nagu antiviiruse abil? Kuidas see turva? Mis võrk, kas see on niuke võrk nagu kartulivõrk, millega sa turult kartuleid tood või? Ma arvan, et see on siin vist niisama Starmani ühendusest ei piisa, et siin tuleb mingisugune oma võrk luua, aga... See tähendab siis, et näiteks oma parimad geisõbrad toetaksid sind, näiteks vajadusel, kui vanemad sind välja viskavad kodus, saaksid. Oota, aga kuidas nad saad välja visata, kui sa kapis oled? Jaa, et kui sa... Kui sa oled kapis... Võtame seda rahulikult algust peale. Ma olen kapis. Oletame, et ma olen kapis. Ma läksin mingi kapis, välja ei saa. Jah, välja ei saa. Nii. Oletame, et mul on moodne iPhone. Ma teen sellega omale turvavõrgu, ma ei tea millega. No sa üritad kontakti luua teiste inimeste. Sõpradele. SMS saadad, ma olen kapis. Aga samas, kus sa nagu, mis siis saab? Ta ikkagi jättis selle mainimat, mis siis saab, kui sul ei ole gei sõpra. Jah, et kui sa ei olegi gei, et lähed lihtsalt kappi, jäädki kappi. Kui sa ei ole üldse gei, lähed lihtsalt mängid sõpradega peitust, lähed kappi, sa ei ole gei sõpru sul ei ole. Kuule, mis ta siin nüüd? Nende juures paar ööd olla umbes niimoodi. Näiteks oleks hea ka oma parimatele sõpradele näiteks enne välja tulla kui vanematele, sest vanematel on see kindlasti suur šokk ja... Oota, see ongi see, et ma saan siis niimoodi aru, et see on tegelikult, ta ei mõtlegi seda, et sa oled kogu aeg kapis. Sa lähed sõbra juurde, ronid kappi, tuled sealt välja ja siis lähed alles vanemate juurde kappi. See on ju tegelikult, nii ma saan praegu aru, et see on ikkagi nii, et tere ema isa, ma lähen korra kappi, siis ootan natuke aega, kui kõik vaikseks jääb ja siis lükkad ukse lahti. Ma võin nüüd välja. Samas ema isa võivad pead sügama jääda ja mõelda, mis kuradi värk see nüüd on. Mis lapsed, et nagu, et kas mõni, et vaata kui tahate kapist riiet ostata ja mõni riie on suur kapp on kuskil taha poole, sa ei saa kätte. Sa pead ise kappi olema, siis kätte saada. Ja päris suur, vaata mis ta siin on. Nad võib-olla ütlevad sulle halbu asju, et sa saad näiteks ja mis on need halvad asjad, mida võivad öelda, et vanemad sulle? Ma arvan, mingi fuck yourself või... Kui lapsed nüüd alla 16 aasta meid kuulavad, pange korra mute'i peale, mute nupp sükene. Nad ütlevad kindlasti vederast, värdjast, kuradi, sa ei ole meie poeg, kao minema siit, kao linna Lasnamäele. Aga läks Lasnamäele. Ja lendas välja kuudist nagu tinavile. Aga... Lasnamäele jäi. Aga... pomoks sai... Haukuspäeva 2 muutus liibemaks. Aga Angelisse sai... See oli üks tore laulukene. Vanad lauluviisid uute sõnadega